See, et aastal 2035 hakkavad turule tulema vaid elektrijõul liikuvad sõiduautod, on suhteliselt selgeks räägitud juba varem. Nüüd on Euroopa Liidu komisjon teinud selles seaduses teatud järeleandmisi. Tundub, et Saksamaa ja Itaalia lobitöö on vilja kandnud. Tehti väike lõdvendus selles osas, et mitte 100% ei pea olema siis nullheitmega autod aastast 2035, vaid 90%. Seega jäeti selline väike 10% mängumaa ja seda põhjendati siis tegelikult, et jäetakse ruumi siis pistikhübriididele, mis võivad põletada kütuseid ja samamoodi ka siis sisepõlemismootoriga autodele jäeti ruumi eelkõige selle mööndusega, et pääseks ka e-kütus, sünteetiline kütus turule. Algselt nähti ette, et see klausel rakendub maksimaalselt, elektriautod ja mitte midagi muud. Müüginumbrid näitavad seda, et tõepoolest Euroopas elektriautode müük õitseb. Eestis seevastu on see oluliselt langenud. 10 kuuga elektriautode müüginumbrid kasvanud 39%. Tegelikult Saksamaal ei ole midagi hullu. Belgia, Holland, Prantsusmaa samamoodi. Prantsusmaa oli muide väga tugevalt vastu sellele järeleandmisele ka teised autotootjad. Et tegemist on kompromissiga. Ja ega see ei muuda üleminekut. Võtame selle aasta 10 kuuga kogu Euroopa tervikuna on ikkagi elektriautode müük on kasvanud üle 25%. Eestist võime eraldi rääkida, Eestis uute elektriautode müük on langenud 10 kuuga 33%. Pistik- ja hübriidautod aga seevastu Eestis näitavad korralikke müüginumbreid selle kiratseva autokaubanduse taustal. Miks meil siis elektriautode müük alla käib? Eesti autoturgud on üldiselt ka kukkunud, et mitte ainult elektriautode osakaal, ja meil on mõned müüdid, mis on vaja kindlasti murda tarbijate seas, et elektriautod just seda kasutuse poole pealt, et kui palju sa talvel läbi sõita saad, kus sa laadida saad, et inimestel on siiamaani ikkagi mingid hirmud, mis on küll mure, miks kliendid ei osta neid autosid, sest et meie üldine turg on maas, on kadunud meil tegelikult elektriauto toetused, oli ikkagi abiks selline koht. Mis on siis ikkagi kõige suurem probleem, et Euroopa Liidu komisjon niimoodi otsustas? Kõige suurem probleem on ikkagi Hiina elektriautode pealetung ja lihtsalt Euroopa autotööstus ei pea sellele survele vastu ja sellega üritatakse natukene oma tootmist korda saada. Põhiprobleem on Euroopa autotööstusel see, et on liiga palju pandud rõhku just kallimatele elektriautode turule toomisele, suurtematele elektriautode turule toomisele ja on jäetud tahaplaanile väikeklassi autod, mis päriselt oleksid siis ikkagi massidele mõeldud. Ja selle probleemiga on nüüd viimastel aastatel tõsiselt Euroopa autotööstus tegelenud ja ka eelmisel aastal, sellel aastal on selliseid väikeklassi elektriautosid turule toodud. Seega annab see klausel võimalusel veel Euroopa turul kosuda. Ega siin pikalt minna ei ole. Kui lugeda ühe sõiduki liisinguperioodiks 6 aastat, siis ega peale selle läbimist enam aega üle ei jäägi ja algab elektriautode ajastu. Selle ettepaneku peavad veel kinnitama liikmesriigid ja Euroopa Parlament.